$5 miljardit päevas. Just nii palju kaubavahetus toimub iga päev Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Mehhiko vahel. Ja praegu on kogu seda reguleeriv leping uuendamisel ning läbirääkimised ei kulge sujuvalt. USMCA, mis on Põhja-Ameerika kaubandusleping, mille Trump oma esimesel ametiajal läbi rääkis ja mille üle ta armastas uhkustada, jõudis sel nädalal oma uuendamise tähtajani. Ja Ameerika Ühendriigid ütlesid kohe, et me ei ole valmis seda sellisel kujul uuendama. Washington soovib muudatusi. Täpsemalt seda, et 50% Põhja-Ameerikas müüdavatest autodest oleks toodetud Ameerika Ühendriikides, mis tooks rohkem autotehase töökohti USA-sse. Kanada ja Mehhiko peavad seda punaseks jooneks. See tähendaks ka seda, et selliste mudelite nagu Ford Maverick ja Chevrolet Equinox hinnad võivad tõusta 5–7%, kui see läbi läheb. Mis juhtub siis, kui mõlemad riigid ei jõua kokkuleppele? No, Trump on juba öelnud, et ta ei kavatse seda lepingut üldse uuendada, lisades, et Ameerika ei vaja midagi, mis Kanadal või Mehhikol on. Nüüd liitub meiega Moshe Lander, ta on vanem lektor majandusteaduses Concordia ülikoolis ja Kanada majandusteadlasena on tal tõenäoliselt väga otsene puutumus sellega, kuidas see kõik välja kujuneb. Nii et Moshe, mis seis tegelikult siin on? Miks sa arvad, et Trump on äkki nii pettunud selles lepingus, mille ta ise sõlmis? See oli huvitav sõnavalik sinu poolt, Natasha. Sa ütlesid äkki. Ma ei arva, et see üldse ootamatu on. Trump on viimase 40 aasta jooksul avalikkuse ees kõikidel suurematel poliitilistel teemadel meelt muutnud. Alates ajast, kui ta oli New Yorgi kinnisvaramagnaat. On ainult üks asi, millest on olnud järjekindel. Talle ei meeldi vabakaubandus ja isegi siis, kui ta oma esimesel ametiajal kiitles, et see on parim leping, mis kunagi allkirjastatud. Kas tundub tuttav? See polnud parim leping, mis kunagi allkirjastatud. Parim leping oli algne nafta kokkulepe. Ja nüüd tundub, et ta on sellele äkitselt vastu. Aga see ongi tema loomus. Talle ei meeldi vabakaubandus. Tal oli sel nädalal 3 võimalust. Üks oli seda uuendada, teine oli see täielikult tühistada ja öelda, et kõik, me lõpetame, me lahkume. 3. oli öelda, et ei üht ega teist. Selle ta valiski. Nii et nüüd seisame silmitsi terve 10 pikkuse perioodiga, kus peame regulaarselt lepingut uuendama ja muutma, enne kui jõuame punkti, kus peame otsustama, kas jääme lõplikult või lahkume. Nüüd tundub, et Kanada on sisuliselt kõrvale jäetud, samal ajal kui USA ja Mehhiko on need, kes läbi räägivad. Ja on tõsine hirm, et Washington ja Mehhiko tulevad Ottavasse juba valmis kokkuleppega ning ütlevad lihtsalt võtke või jätke. Aga milline see kokkulepe sinu arusaamise järgi raportite põhjal välja näeks? Jah, ma arvan, et praegu huvitavad teda rohkem kahepoolsed läbirääkimised. Nii et algne kokkulepe 1980-ndatel, 1990-ndate alguses sõlmiti nii, et kõik 3 riiki istusid laua taga ja igaüks pidi natuke järele andma ja midagi vastu saama. Hea kokkuleppe puhul ongi nii, et kõik on lõpuks natuke rahulolematud sellega, mis nad saavad. Mida ta nüüd teinud on see, et ta üritab Mehhikot ja Kanadat lahku lüüa, neid sisuliselt isoleerida ning kasutada ära oma positsiooni kahepoolsetes kaubandussuhetes domineeriva majandusena ja öelda, nii me hakkamegi asju ajama. Isegi kui ta jõuab Mehhikoga kokkuleppele, ei usu ma, et Mehhiko oleks valmis Kanadasse minema ja ütlema, võta või jäta. Claudia Scheinbaum on öelnud, et me oleme siin pigem Kanadaga ühel meelel ja meil on rohkem ühist arusaama, kui võiks arvata. Mehhikost on kiiresti saanud Kanada 5. suurim kaubanduspartner, kuigi umbes 30 aastat tagasi, kui leping sõlmiti, oli nende roll väga tühine. Mul on tunne, et see ei lähe päris nii. See, mis juhtuma hakkab, on see, et USA hakkab Kanadaga läbi rääkima ja ütleb Kanadale, vaata, sa pead läbi rääkima ainult meiega. Kui tahate Mehhikoga rääkida, tehke seda, aga see ei mõjuta meie läbirääkimisi siin. Hästi, Moshe, jää meiega, sest meil on veel üks teema, millest tahame sinuga rääkida. Mis oleks, kui USA valitsus omaks osa ChatGPT-st? See polegi tegelikult nii ulmeline, kui see võib tunduda. Väidetaval peab OpenAI varajasi läbirääkimisi, et anda USA valitsusele 5% osalus ettevõttes. Ja tegijuht Sam Altman esitleb seda kui kõige õiglasemat viisi tagamaks, et tehisintellekti buumist saavad kasu tavalised ameeriklased, mitte ainult Silicon Valley investorid. See idee toimiks nagu Alaska naftatulude fond, kus tehisintellekti kasumid voolaksid lõpuks avalikku fondi ja võiksid potentsiaalselt maksta kodanikele dividende. Aga siin on see, mis teeb sellest rohkem kui lihtsalt hea mulje jätva ettepaneku. Tehisintellekti ettevõtted on praegu Trumpi administratsiooni poolt tugeva surve all. Anthropicu uusim mudel peatati valitsuse poolt riikliku julgeoleku kaalutlustel, enne kui sel nädalal luba taastati. Washingtonile nende ettevõtete finantshuvi andmine on ausalt öeldes ka väga tõhus viis hoida regulaatorid enda poolel. Nii OpenAI kui ka Anthropic valmistavad ette börsile minekut, mis võiks neid kumbagi hinnata üle $1 trillioni. Ja 5% sellest on tõeline raha ning tõsine küsimus selle kohta, kellele peaks kuuluma tehisintellekti tulevik. Moshe Lander, sa oled endiselt meiega. Tead, Sam Altman esitleb seda kui tehisintellekti eeliste jagamist avalikkusega.
aga osaluse andmine valitsusele annab Washingtonile ka otsese rahalise huvi nende ettevõtete edus. Kas see tähendab, et regulaatorid võivad tööstuse suhtes leedemad olla selle asemel, et seda vastutusele võtta? jah, see ei ole Sam Altmani poolt altruistlik tegu. Ta ei tee seda sellepärast, et tahab, et kõik sellest kasu saaksid. Ma küsisin ise ChatGPT-lt, mida sa arvad sellest, kui sind omab valitsus? Ja vastus oli hirmutav, väga hirmutav. Ja ma arvan, et see on ilmselt hea vastus. Tead, kui valitsus hakkab sellest osa omama, siis kes ütleb, millist mõju nad võivad avaldada sellele, kuidas generatiivne tehisintellekt üldse oma vastuseid annab? Kas need saavad olema vastused, mida Ameerika valitsus tahab, et sa näeksid? Ja loomulikult võib siis riiklik reguleerimine kergesti mõjutada ka seda, kust andmeid hangitakse. Riiklikud järelevalveasutused võiksid tavapärastes oludes olla selle suhtes veidi kahtlustavamad. Aga loomulikult oleme viimastel aastatel näinud, et paljud Ameerika Ühendriikides kehtivad normid ja regulatsioonid on kõrvale heidetud ning ettevõtete ja valitsuse omavaheline lähedane läbikäimine muutub üha tavalisemaks. Ja seetõttu on siin tõsine hirm, et sellest võib tõepoolest saada võimalus korruptsiooniks. Mitte ainult selle 50 miljardi pärast, vaid ka selle pärast, kuidas tehisintellekti arengut suunatakse. Ja millist sõnumit edastatakse tehisintellekti nimel, selle asemel, et olla võib-olla veidi erapooletum või objektiivsem? Ma mõtlen, et nii Anthropic kui ka OpenAI võivad börsile minnes kumbki olla väärt üle $1 trillioni, kui ma tohin lisada. 5% kõlab ilmselgelt väiksena, aga see on $50 miljardit iga ettevõtte kohta. Kas sa ütleksid, et USA valitsus on tegelikult valmis olema vastutustundlik aktsionär maailma kõige võimsamates tehnoloogiaettevõtetes? Ja siis teate rääkides kõigist neist probleemidest, mida te just mainisite, mis juhtub siis, kui riikliku julgeoleku huvid põrkuvad kasumi motiividega? Ja see ongi asi, kui sul on eraettevõte, siis neid motiveerib täielikult kasum, nagu see ka olema peab. See ongi see, mis tekitab innovatsiooni ja innustab uusi ideid, loovust, madalamaid hindu, suuremat tootevalikut ja muud sellist. Tead, see kõik tuleb kasumi motiivist. Kui valitsus istub laua taga, ei saa sa enam kindel olla, kas sind juhib kasum või hoopis soov valitsust rahuldada. Ja kui sa näed, et riiklikud järelevalveasutused sekkuvad ja ütlevad, et see on riikliku julgeoleku küsimus, siis kas see tegelikult ka on nii või on see lihtsalt viis, kuidas nad õigustavad seda, et tahavad sellest osa endale saada? Kui sa vaatad, kuidas USA valitsus on suhtunud Bitcoini ja teistesse krüptovaluutadesse, siis võiks arvata, et seal on palju riikliku julgeoleku küsimusi. Aga nad tunduvad olevat väga valmis nende ettevõtetega äri tegema, mitte riikliku julgeoleku nimel, vaid kasumi teenimise nimel. Ja me nägime Donald Trumpi hiljutisi sissetulekute deklaratsioone ning ta teenis üle, mis see oligi, $2 miljardit või midagi sellist aastal 2025 ja suur osa sellest tuli krüptost. Kas me avastame, et see on lihtsalt viis, kuidas valitsus saab tehnoloogiast kasu lõigata ja raha välja võtta? Ma ei ole sugugi veendunud, et $50 miljardit valitsuselt on tõesti õige viis asjade ajamiseks. Ja kuigi see on sinu ja minu jaoks kindlasti suur raha, on USA majandus umbes $30 triljonit. $50 miljardit on selle kõrval vaid ümardamisviga. Seega ma ei ole päris kindel, et nad muretsevad selle pärast, kas see on nende jaoks päris raha. Eriti kui see annab neile tohutu mõjuvõimu ja kontrolli tööstusharu üle, mida nad ise tulevikuks nimetavad. Ja see kõik on lihtsalt nii üle jõu käiv. Ma arvan, et me oleme tehisintellekti kajastanud juba aastaid. Ilmselgelt tundub, et see on oma tipul. Ja tegelikult pole see isegi päris õiglane hinnang. Ma arvan, et siit alates kasvab kasutuselevõtt ja kasutamine ainult edasi. Nii et näha, kuidas USA valitsusel on ausalt öeldes nii suur osalus nii OpenAI's kui ka Anthropicus on midagi, mille peale iga kodanik peaks praegu mõtlema. Moshe, ma tahaksin sind väga tänada meiega liitumise eest ja mõlema teema selgitamise eest. Loodetavasti saad varsti jälle tagasi tulla.